mis päevadel nüüd oli, kas oli mingi 19 juuni ja mis päevadel need merealade müügid siin viimased toimusid? Nii, hakkame kohe pihta oma saatega, head inimesed. Juunis. Praegu on mul siin stuudios 2 vägevat Saaremaa meest. Kohe näitan teile, kes nad on. 2 maameest. Kaupo Vipp ja Kristjan Moora. Tere! Tere tulemast siia meie stuudiosse. Tervist! Ja täna me räägime jälle nendel teemadel, millest need mehed on tavaliselt rääkinud ja praegu me elame sellises imelikus maailmas, eks ole, et kus igasuguseid imelikke seadusi tehakse ja siis on veel igasugused pöörded tulevad veel alles. Veel on tulemas rohepöörded ja veel muud, mis pööre veel võib olla siin, pööratakse soopöörded ja kõik need sellised vägevad asjad. Aga täna me räägime siis sellest, mis on seotud kuidagimoodi ka Saaremaaga, eks ole. Et Saaremaaga on seotud meri ja tuul ja tuulikud ja põlisrahvad ka. On ju, me oleme nagu põliselanikud siin. Ja, meil on see õnn siin olla juba aastatuhandeid elada sellel saarel meie esivanemate kaudu. No nii, et räägime sellest, aga kui nüüd natukene alguse juurde minna, ma mäletan, oli üks aeg, kus hiidlased võitlesid ja mina ei saanud aru. Mul käisid siin näiteks stuudios kunagi ka sõnajalad, kes on tuulikute ärimehed ja rääkisid, kui ilus see asi kõik on. Aga siis ma ei saanud aru, et mida need hiidlased seal oma asjadega jamavad, et seisavad kõigile heale vastu ja seal Hiiumaal vist tahetigi mingit tuuleparki teha, eks ole. Ja nendel vist praegu seal ei ole ühtegi tuuleparki. Minu teada nad suutsid peatada 10 aastaks, et see aeg hakkab nüüd neil ka otsa saama. Et hiidlaste eestvedaja minu teada oli Paap Kõlar. Ja kuna tema oli ka, ütleme siis, heli teemal spetsialist, siis ta suutis ära tõestada teaduslikult, mis kahjulikud mõjud infrahelidega kõik kaasnevad. Ja siis jäädi, toonane valitsus jäi uskuma ja... Ei. Räägi, Kaupa teab parem. Ei, tegelikult asi oli märksa proosalisem. Oli lihtsalt asi selles, et planeeringu tegemisel oli jäetud arvestamata sellega, et asi on Natura 200 ala peal, 2000 ala peal. Et see oli ainuke põhjus tegelikult, miks see nagu edasi lükkus. Et inimesed protestigu palju tahes ja rääkigu mida tahes. Nad nägid ikka kõvasti vaeva, nad käisid seal, püüdsid parlamendi juures, tegid mitmeid pikette ja igal pool, aga mitte ükski asi ei aidanud, aga lihtsalt selgus, et planeerijad ise olid teinud väikse apsaka ja ma saan aru, et põhiline põhjus, miks neil praegu see asi edasi lükkus oli selles, aga praegu juba jahitakse seal jälle. No jah, ega see asi ei ole nii ühene, et need suured kompaniid, läänekompaniid, eks nad püüavad endale leida selliseid tagavara uksi, kuhu siis igaks juhuks varuda mingid pinnad, et äkki tuleb soodne see tuulikupargi ehitus näiteks, meretuuliku probleem on see, et maksumused on väga jubedad, nii et tüüpiliselt kipub olema, et ilma riiklike toetust, et ei ole nagu mõtet siis turu vastu on väga raske meretuuleparki teha, kuigi ütleme, et tuuliku kasumlikkus selles mõttes, et tööaega on tal võib-olla rohkem kui maismaa tuulikul, aga ehitusmaksumus on kordades suurem ja installeerimismaksumus. Ja sellepärast et oodatakse ja loodetakse, et tulevad riiklikud soodustused, et riigipoolsed maksumaksja rahadega ka elektriliinid, mis neid ühendavad, et siis on mõttekas sinna raha panna ja raha
ütleme, selline raha põlemise periood nagu võib-olla on mõnes mõttes ümber nüüd saanud, et pankadel on, ütleme, intressimäärad on tõusnud uuesti. Vahepeal oli see probleem, et nendel, kellel olid suured rahakohvrid või šeifid, nende raha põles, sest et ta kaotas kogu aeg väärtust, aga investeerida ei olnud kuskile, ei olnud mitte mingisuguseid kasumlikke tootmisi, majandus on stagneerunud ja kui me võtame praegu, me saame statistika, on selline ilus asi, on suured valed, väiksed valed või väiksed valed, suured valed ja siis on statistikaga. Aga kui võtta isegi lihtsalt Euroopa Statistikaameti mudel, varasem mudel 98, ESA 98, siis võrrelda praegusega, siis me näeme, et tegelikult majanduskasvu ei ole olnud sisuliselt juba alates 2008. aastast. Eestis? Euroopas, see on Euroopa Statistikaameti lihtsalt ainukene variant, kuidas näidata seda, oli see, et 2010. aastast siis nii-öelda tagantjärgi ulatuvalt liideti sellele statistikanäitajale seal 1, suurusjärk, mis nad ise seal ütlesid välja, et on kuskil 1,8% aastas liidetud. Et siis, ja ka selle juures me praegu näeme, et ei ole kasvu. Ehk siis probleem oli milles? Probleem oli selles, miks nii suur rahamaht ja selle paigutamine hakkas huvitama ettevõtteid ja suuri korporatsioone oli see, et sealt oli võimalik raha isegi mitte lihtsalt säilitada, vaid ka kasumit teenida, kui riik peale maksis. Aga nüüd on, sellega läheb järjest kitsamaks. Et see annab natukene lootust, et võib-olla need kõige hullemad uitideed ei täitu siin, aga eks näis. No kuskil oli mingisugune uudis, et mingi suurel firmal meretuuleparkide värk läheks nagu pankrotti. See ei tasu üldse äragi. Neid on väga palju, neid, kellel on probleeme ja väga erinevates kohtades. Aga põhimõte on ikka sama, jah, et meretuulepargil on väga keeruline võistelda maismaatuuleparkidega näiteks. Just sellepärast, et ta oma hind on tunduvalt kallim. Aga kuna Eesti riik on nii rikas, on ju, siis ta suudab kõigile asjadele peale maksta. Ja ma saan aru, et ta tahab veel ehitada mingi vägeva elektriliini läbi Saaremaa. Jah, ja riik maksab selle kinni või? No, ma loodan väga, et see nii ei juhtu, aga praeguse kursi järgi paistab küll sedasi, et Eleringil on arenduskava olemas ja küsimus on lihtsalt sellest, kus kohas see liin nagu siis planeeringus läbi läheb, et rahastamise, nad väidavad, et rahastamisest suur osa tuleb Euroopast, ma selles päris kindel ei ole, mine tea. Kui see nii on, siis on natuke lihtsam, aga kui meie maksumaksja tõesti peab selle kinni maksma. Seal on veel mitmeid asju ju sellega seoses, et milleks meile üldse seda vaja on. Meile kui saarlastele või meile kui eestlastele tegelikult pole vajadust selle järgi. Ma mäletan, Kaupo, see oli juba mitu aastat tagasi, oli mingisugune konverents siin Saaremaal või kuskil sa juba rääkisid nendest meretuuleparkide asjadest ja seal oli ju juttu, et mida ta kõik nagu tuksi keerab siin Saaremaal. Jah, põhimõte milles? Põhimõte on selles, et sellist massi tuulikuid kontsentreerituna, ütleme niimoodi, et kui see tuulepark siin planeeritud aladel peaks valmima, siis oleks see maailma suurim. Nii suurt maailmas kuskil ei ole meretuuleparki. Isegi Ameerikas mitte? Ei. On olemas küll Hiinas üks maismaatuulepark, mis on võrreldava suurusega. Aga meretuuleparki nii suurt lihtsalt terves maailmas praegu ei ole. Aga tähendab, kellelgi on hästi suur rahakohver siis, et seda ehitada? See ongi see jama, jah, et siit räägitakse praegu, et umbes 500 tuulikut kõrgusega, siis, mis võrduks umbes Tallinna telemasti kõrgusega 310 meetrit. Tallinna telemast on 314 meetrit. See tähendab seda, et need oleksid näha siis kuskil 63 kilomeetri peale. Et Kuressaares võib näha neid. Ja siis neid oleks siis 50 tükki, see tähendaks seda, et terve
Saaremaa läänerannik, siis oleks 500 tükki, jah. 500, jah. Nii et kogu Saaremaa läänerannik oleks 80 kilomeetri ulatuses kogu seda silmapiiri kataks siis selline tüürlev sein. Aga no vähe sellest jah, et nad lisaks selle visuaalsele reostusele, noh seda võib öelda, et maitseasi, et hea küll, et ära vaata sinna poole. Et jätame need tuulikud ära ja mis Green Destination meil siin Saaremaal, noh loodusturismi unustame ära, aga noh, lisaks sellele on siis elektrituulikud on ühed võimsamad madalsagedusmüra eritajad tänapäeval teadaolevatest kõigist seadmetest. Madalsagedusmüra muidugi ja inframüra tekib ka looduses, näiteks tormide, tuulte ja lainetega, aga ta ei ole sellisel juhul esiteks sedavõrd sünkroniseeritud ja teiseks sedavõrd võimas. Et tuulikute probleem on see jah, et kui nüüd arvestada, et selle 310 meetrise tuuliku rootori diameeter on 280 meetrit, 140 meetri pikkune tiiviku laba liigub siis sealt selle toetusposti eest läbi. Noh, kes on kunagi lähedalt kuulanud seda, siis võib-olla helina ta tundub selline nagu aga lisaks sellele, et sealt mingi kuuldav heli tekib sealt siis veel infraheli, mida meie kõrv ei suuda registreerida, aga mida meie keha, millele meie keha väga tugevalt reageerib ja millele paljud loomaliigid reageerivad. Et see on see põhimõte, miks seismilistes piirkondades öeldakse, et tuleks ikka kassi, koera või kitse pidada, et kui on maavärin tulemas, siis liigub, kuna maismaad ja vett mööda liigub heli palju paremini kui õhus, siis selle maavärina eel on tulemas siis selline madalsagedusliku helilaine, infrahelilaine, mida koerad, kassid ja eriti sõralised tajuvad jure hästi ja nad kardavad seda ja nad äratavad peremehe üles, ajavad ta kodust välja, et selline asi toimib. Kõik inimesed, ütleme 75% inimestest võib-olla tajuvad ka seal mingisugust ärevust ja närvilisust ja nii edasi. Et kui see nüüd pidev on, siis on väga palju näidatud seda, kuivõrd halvasti see inimestele mõjub ja selle levi ulatuseks, noh, mõnedel andmetel öeldakse 40-50 kilomeetrit, mõnedel andmetel siin soomlased on uurinud, ütlevad, et 90 kilomeetrit. No ühesõnaga see mõju ulatuks siis poole Saaremaa peale ja et kui võiks ette kujutada, et noh, mingi müra eest saaks ju ennast kaitsta mingisuguse, no ma ei tea, kõrvaklappidega näiteks. Et siis tuleb aru saada siin füüsikalisest printsiibist, et mida pikem on laine pikkus, et seda raskem on tekitada seina, mis seda kinni peaks, nii et näiteks kui tänaval sõidab mingisugune vägev noorte auto, kus on suur madalsagedus see woofer sees, siis sa kuuled seda läbi seinte igal poole. On ju muusika osa ei kuule, aga seda tümpsu osa kuuleb. Just, et sama efekt on siis nendega ka. Jah, ja seal on asi natukene hullem selles mõttes, et noh, näiteks ütleme, kui on 1 hertsine, no kord sekundis laine, kujutame, et noh, tegelikult milline ta kujuneb sünkroonis 500 tuulikul, seda on raske öelda, aga kui me kujutame ette, et see oleks siis 1 hertsise sagedusega heli, siis selle pidurdamiseks oleks siis vaja, kuna 330 meetrit on helikiirus, valem ütleb seda, et siis oleks vaja 333 meetri paksust seina. Et kus kohas selline sein võtta on väga keeruline. Muidugi, ma ei tea nüüd, kuidas nad nagu vaevalt, et ta seal neid nagu täpselt liitub, on ju see. Iga üks toodab ise moodi. Loomulikult, aga noh, seal mingi aga need inimesed, kes on mererannas, kes elavad mererannas, nendele võib-olla on tuttav see, noh, minu juures Sõrvest laevade see faarfaater, kus nad liiguvad, on kuskil 45-50 kilomeetrit. Ja ma olen vaadanud, et kui satuvad, piisab 2 laevast, mis on, noh, laevade mootorid teatavasti seal ei ole nagu autol, et käiguvahetus. Laevamootor töötab kogu aeg samadel tuuridel ja kui satuvad sama firma, sama mootoriga 2 laeva, siis minul on võimalik välja arvestada ka, mul on palkmaja seina pikkus 8 meetrit, hoone
muutub nagu resonantsikastiks, umbes nagu kitarri kast. Ehk need sagedused hakkavad siis resoneerima ja panevad minu maja värisema niimoodi, et mul klaasid klirisevad puhvetikapis. Aga see kestab suhteliselt väikest aega, nii kaua kui nad teineteisest mööduvad ja lähevad jälle laiali, et see on võib-olla 3, 4, 5 minutit. Aga kui seal on 500 sellise müraallikat, väga raske on ette kujutada ja keegi ei ole seda ka mõõtnud, et missugused mõjud need siis võivad tegelikult olla. Vaata, ma näitan teile ühte seda kirja. Ükski tuulik ei asu rannikule lähemal kui 10 kilomeetrit, mis tõttu tuulikutest, see on nüüd nagu see ka propagandaartikkel on ju. See tuleneb ka sellest samast Natura alast, mis me siin enne mõtlesime. Jah, et tähendab, et internetis on, ma leidsin lihtsalt ühe sellise, et Saare Liivimere tuulepark, et nad tahavad meile seda maha müüa või mis iganes tuuleparki. Siin on need küsimused ka, aga ma vaatasin, et kui palju tuulikuid kuulda on, siin ongi sellest juttu nüüd on ju. Et siin selle jutu järgi ütleb nii, et siin on, näed, tuulikute infraheli võimaliku mõju kohta inimesel on tehtud mitmeid uuringuid, mis on seni kinnitanud, et infraheli ei põhjusta inimestele terviseprobleeme, ütleb need. Ja, siin selle lõigu kohta ütleb juba väga, väga hästi juba järgmine osa sellest lausest. Ning elektrituulikute poolt põhjustatud infraheli jääb allapoole inimese kuulmise ja tajumisläve. Ei, see on ju purjus siililegi selge on ju. Tähendab, selles ju asja iva ongi, et infraheli ei olegi kuuldav inimesel. Aga meie organism tajub seda. Loomade peal katseid tehtud, kus väga kiiresti arenevad väga jõhkrad patoloogilised näited välja just selle infraheli mõju all ja et see, mida meile räägitakse, see on see, et me võtame tavalise, ütleme, inimkõrva jaoks kuuldava helisageduse ja mõõdame siis nende tuulikute poolt tekitatud müra sellel helisagedusel. Ja siis loomulikult pole mitte mingisugust probleemi, sest et ei saagi olla. Aga probleem on selles, et kui see süsteem, kui kasutada sellist süsteemi, mis oleks tundlik ka alumistel sagedustel, siis me leiaksime, et madalsageduslik heli on kuni 7000 korda võimsam kui see, mida tavaline mikrofon suudab registreerida. Et see on väga oluline vahe ja kasutatakse seda, ütleme siis puudujääki meie sellises, meil on sotsiaalministri käskkirjaga on kehtestatud müranormatiivid. Ja müranormatiivid näevad ette selle A-skaalas, detsibelskaalas ei rõhu mõõtmist, aga probleem on selles, et selles skaalas ei ole võimalik üldse mõõta madalsageduslikku heli. Ja loomulikult siis ei teki ka probleemi, nii öelda ei teki probleemi. Ehk teisisõnu me tekitame olukorra, kus me ehitame need tuulikud valmis, paneme nad tööle ja siis teeme nagu loomkatse rannaelanike peal, et kuidas neile see mõjub. Neid katseid on vist ikkagi ju üle maailma vist juba olemas. Loomkatseid on palju tehtud. Tähendab selles mõttes, et kuhu on ehitatud ja mis nendest inimestest saanud on. Ja sellest lähtudes ongi, näiteks sakslased ütlevad, et enam lähemale kui 50 kilomeetrit ei tohi rannale teha. Aga meie teeme 10 kilomeetri kaugusele, ainuke, miks ta oleks veel lähemal. Alguses Hiiumaale taheti veel lähemal teha. Aga miks ta on 10 kilomeetri kaugusel, põhjus on selles, et Natura ala lõpeb seal. Lähemal ei saanud. Et ta on sisuliselt kohe Natura ala peale. Mis on oluline, on see mõista, et need tuulikud saavad olla ükskõik kus meres, ükskõik kus. Miks nad tahavad trügida nii rannaajad? Ainuke põhjus on kasumlikkus. Madalmas vees on odavam ehitada. Ehk teisisõnu nende suurettevõtete kasumi nimel tõmmatakse vesi peale rannarahva huvidele, et lihtsalt neid ei huvita. See on nagu uus kolonialism, ühesõnaga, et võtame lollidelt neegritelt ära nende maavarad, nende merevaat. Klaashelmeid vastu. Kui sedagi. ja et neile jääb siis kogu see reostus ja sisuliselt igavesest ajast igavesti, sest keegi ei suuda neid gravitatsioonilisi vundamente sealt vee alt enam kätte saada. Kalapüügi võimalus selles piirkonnas langeb niikuinii ära. Ongi nii, jah? No
kes neid mitme tuhande tonniseid betoonikämmakaid sealt välja hakkaks tõstma. Heal juhul võetakse veepiirist saadik maha. No tähendab siis, kui ta aeg on läbi või selles mõttes? Jah, no kui ta aeg on läbi, see tähendab mingi 20-25 aastat maksimum. No, ma mõtlen, et selline jurakas nagu torn, eks ole, nii nagu sa ütlesid, sama kõrge enam-vähem kui Tallinna telemast, jah. Nii, siis see peab olema ju, ja see on mingi metallist toru nähtavasti. Jah, metallist toru ja betoonist alus on betoonist siis kuskil tohutu. Jah, igavne võimas jurakas, jah. Ja siis on plastikust labad, need komposiitmaterjalidest labad, siis kuskil 140 meetrit üks, nii et 280 meetrine ring. Ja et kui sellised oli 500 näiteks, jah. Oote, kas sa saad näidata, kus kohas see meile tuleks? Siin skeemi peal on näha nende asetus, kus kohas nad asuvad. Nii. Ja siin on, mul on tõmmatud ka see 50 kilomeetri ring sinna ümber. Tähendab, sinna nüüd see, mis kollasega märgitud on, eks ole? Mis kollasega, need on siis need alad, kuhu nad panevad. Jah. Kas nad on uurinud seda, et sinna saab kuskile põhja kinnitada midagi? Üks osa, mis on siin näha, ma saan vist näidata siit. See osa, selle osa kohta on tehtud uuringud. See on nüüd Saare Wind Energy, selline nimi on sellel osaühingul, tegelikkuses on ta siis Taani suurkorporatsioonile sisuliselt kuuluv. Ja seal on tõesti keskkonnamõjude uuring nüüd läbi viidud ja selle käigus nad leidsid, et et seal nagu ongi väga raske ehitada. Et see põhi on väga halva kujuga. Aga siin ülejäänud, see number 7 kujuline asi siin, see ala on siis Eesti-Läti riiklike tuuleparkide ühispark selline siis. Siis siin on, nendel aladel on norralased. See ala on praegu veel määratlemata, siia tahab laieneda see Saare Wind Energy siia ülespoole, sest et tal siin on halb ehitada. Ja ainukene, millele meie oleme ütelnud, et mis meie meelest võiks nagu mõistlik olla, on see ala siin number 1, Saare 1 on selle nimi. Sellepärast, et see jääb nüüd juba umbes 60 kilomeetri kaugusele rannikust, et siit tõesti need mõjud nagu rannale enam ei tohiks olulised olla. Aga siin nende mõju, kui me võtame 50 kilomeetri joone, mis keskmiselt peaks see mõju ulatuma, siis me näeme, et see Kuressaare jääb ka veel sinna sisse. Nii et, mida see tähendab? See tähendab seda, et kui see madalsagedus heli või infraheli kaldal ulatub, kõigepealt kõik sõralised hakkavad migreeruma sealt, koerlased, kasslased tahavad sellest piirkonnast ära minna. Inimesed tõenäoliselt ka suures osas. Vähemalt Saksamaal on selline kogemus, et inimesed Kuressaare linn läheb tühjaks. Kuressaare linna kohta ma ei julge öelda. Võib-olla, et nüüd siin vahepeal on piisavalt mingid puid ja metsa, et mingil määral seda summutab, aga see rannaäär, see, kus on siiamaale olnud viimased 30 aastat on räägitud sellest, et me arendame loodusturismi ja nii edasi, et Saaremaa Green Destination ja nii edasi. Et see kaob küll ära kindlasti, et seal sellises keskkonnas on inimestel väga raske pikemat aega viibida. Nii, nüüd on, aga see on nüüd see, et mis selle asjaga siis saab? Et siin on praegu siis nii, et Eesti riik, see on nagu Eestile kuuluv mereala siis nähtavasti, jah? On ju nii? Et mingisugused seltsimehed seal üleval mõtlesid, et kuidagi moodi selle asja võiks kõik maha müüa. Raha, ma ei tea, kui palju sealt ei tulegi eriti palju raha. Nüüd juunis toimusid 2 enampakkumist, mis siis need Norra firma ainsa pakkujana endale sai miinimumhinnaga ja need olid siis nagu Kaupo näitas seal need läänepoolsema osad sellest. Ja mingid raha ju riik loodab sellest hoonestusõiguse müügist siis saada.
meil ei ole täpsustatud, millal seda makstakse ja kuidas seda makstakse või Kaupo tead sa sellest? No seal on jah, need niinimetatud talumistasud on ette nähtud, mis on kehtestatud ka. Aga need summad ei ole nüüd, ütleme nii, et kui kogu see ala oleks täis hoonestatud, siis näiteks Saaremaa vald saaks paar miljonit eurot aastas ja riik saaks natuke rohkem. Aga loomulikult see surve, kus ta tuleb, seal on kaks seda surve, ütleme niimoodi, et mõistikule inimesele on selge, et miks ehitada ühte maailma väiksemasse riiki, ühte maailma suurimat tuuleparki. Et mis seal taga siis peab olema, meile endale seda voolu vaja ei ole, see ületab peaaegu 4-kordselt meile vaja minevad energiatootmisvõimsuste, ütleme nimivõimsused. Et meile seda kindlasti vaja ei ole. Et see on vajalik müügiks Saksamaale. Nüüd, kes sellest müügist siis kasu saab, on need eraettevõtjad, aga ühtlasi saab kasu ka, ütleme siis Saksamaa ja see Euroopa selline kujutlus sellest uuest rohelisest maailmast, mis siis selle praeguse sellise standardkujutluse järgi peaks siis tähendama seda, et terve Euroopa ühendatakse suurte elektrikaablitega. Ja kujutlus on selline, et kui ütleme Vahemerel tuul puhub, aga meil ei puhu, et siis tuleb kaablit mööda särts meile ja kui meil puhub tuul ja Vahemerel ei puhu, et siis läheb kaablit mööda sinna. No see on selline mania grandiosa, aga seda soodustatakse või ütleme sellele mängitakse kaasa nagu mitmel põhjusel, et valitsuse tasemel see on loomulikult see, et me oleme ju harjunud, et me tahame, et ütleme Brüsselis vaadatakse meie peale hea pilguga ja et näed, eestlased on väga tublid ja agarad ja lätlased siin hakkasid juba põtkima, lükkasid osa ära ja siis osaliselt tulid Eesti territoriaalvette ja see Estwind, see tähendab mitte Estwind, vaid Elvind. Et see Elvind osaliselt koosneb Rootsi, Elvind koosneb Eesti ja Läti riiklike tuuliku arendajate sellisest seltskonnast. Nemad siis riiklikult teevad selle arenduse ära ja siis müüvad selle mingisugusele eraoperaatorile. Nii et lätlane on ka nii tark, et oma randa ei taha, et tuleb Eesti randa. Aga meie oleme nii tublid, me kõigepealt selle Brüsseli suunistele allume ja teiseks siis on, rahad on väga suured, mis seal liiguvad. Ühe tuuliku maksumus koos installeerimisega on suurusjärgus 30 miljonit eurot. Et kui 500-ga see korrutada, siis võib näha, millised mahud seal liiguvad ja ju selliste asjade juures ikka kuskilt midagi natuke pudeneb jälle. Jah, aga see jutt oli sellest, et kui need sinna tulevad näiteks, eks ole, et mis, ütleme, sina oled Sõrve pool elad, et seal aeg-ajalt või seal kalapüük ka ikka käib veel või? No, kuigi seda kalapüük on vähe, aga probleem on selles, et need tuulikualad suures osas selles kõige lähemal, rannale kõige lähemas osas, nad on just nimelt... Nii, mitu kilti see on seal? 10 kilomeetrit? See on siin nüüd umbes 40 kilomeetrit on see osa ja umbes 40 kilomeetrit on see osa. Ja need kõik asuvad kõige paremate kalakudekohtade peal. Nii. See oli see ala, muideks, see ala siin on see ala, kus nagu niinimetatud Sõrve-Lesta püügiala oli põhjatraaliga. Muidugi põhjatraaliga ei ole enam võimalik siin kunagi püüda peale seda, kui need tuulikud on siia pandud, sest neid vundamente siit kätte enam, see on raske ette kujutada, kes need suudaks sealt välja võtta, kui nad on sinna kord valatud, aga jah, et need kudealad kaovad. Aga huvitav, kus on need looduskaitsjad ja kõik sellised, No vot, siin on vahva asi on ju see, et me oleme palunud mõnedel loomulikult nimesid ei hakka nimetama, aga mõnedel tuttavatel tipptasemel ornitoloogidel ja ühtioloogidel oleme palunud anda oma hinnangut selle keskkonnamõju hinnangute järelduste kohta, mis seal on tehtud, see esimene osa. Ja nad ütlevad muidugi, et jaa, et see on see ei kõlba kuskile ja nii edasi, aga mina ei taha oma nime sinna alla kirjutada, sest
ühesõnaga uurimised... Kaotan oma töökoha. Täpselt nii. Võimaluse edaspidi saada mingeid lepinguid. Teadust tehakse Eestis ju rahastamise grantide ja lepete kaudu ja võib-olla kõige parem näide on Ajaloo Instituut, mis lõpetati juba üsna varakult ära. Ja tuli lihtsalt raha ajaloo uurimiseks. Samamoodi võib juhtuda, et ka lindude või looduse uurijatele võetakse raha ära. Kas sa mõtled seda lähiajalugu või näiteks? Ei, no, ütleme näiteks isegi see, kui oli siin 90-ndad või enne seda, eks ole, kes olid need kõvad mehed, tänu kellele Eesti vabaks sai näiteks, on ju, iga mees tahab omale rusikaga rindu, ütleb, et meie tegime. Iga rahvakohus on ikka ise oma ajalugu kirjutada. Ja kui seda uurida ja kirjutada, siis nüüd võib-olla lepitakse mujalt meile kirjutatav ajalooga, nagu seda nõukogude ajal tehti. Aga siin antud juhul on põhimõte natukene lihtsam. Siin põhimõte see, et kui on tarvis järgmisi uuringuid teha, siis lihtsalt nende inimestega lepinguid ei tehta, kes on teistsugusel seisukohal. Ja me saame alati leida inimese, kes on nõus mida iganes kirjutama sinna uuringusse, seda mida me seal propagandalauseid, mida see ekraani pealt just lugesime. Nii nagu see selle infraheli kohta, eks ole, et kuna inimkõrv ei kuule, siis järelikult ei mõju. Ehk siis teisisõnu, see oleks siis umbes niimoodi, et me tahaksime küsida, et oletame näiteks, et tahaksime Saaremaale, et meile makstakse kõva raha, et ehitame Saaremaale näiteks tuumajaamade jäätmete hoidla ja siis keskkonnamõjude uuringus oleks kirjas kenasti, et aga inimesi see küll kuidagi ei mõjuta, sest kiirgust ei ole võimalik tajuda. Jah, see ei kuule ega näe. Ei ole lõhna, ei maitset, ei midagi. Ja nüüd selle sama Hiiumaa näite juurde tagasi, me siin alguses üritasin nagu selgitada, et Paap Kõlar tegi heliuuringuid ja püüdis tõestada. Ta tõepoolest nagu novaatorina seda tegi ja me ju seda sama kaupa räägib ka praegu, aga piir on ikka mööda siis Natura ala 10 kilomeetrist piiri ja tegelikult mingit järeldust sellest heliuuringute mõjust ei ole. Ja teine asi, mis siis nagu ka ju sai öeldud, oli siis maavärinate kaudu tuttav mõju, mis tuleb läbi maapinna või vee ja jõuab varem kohale ja millel loomad väga paanikasse minnes reageerivad. Ja osa inimesi tunneb seda samuti, ma olen samuti maavärinate piirkonnas olnud ja mitut maavärinat eelnevalt tunnetanud ka seda mühinat, mis sealt tuleb. Et me oma tutvustuses ei aruta selle üle, mis siis nagu läbi selle maapinna ja vee tulenev mõju Saaremaa elanikel on ja kui kaugel see ulatub, et seda maavärina epitsentrist tunnevad loomad päris kaugel. Et on neid täiendavaid asju, millega me veel ei oska arvestada, aga kokkuvõttes me saame öelda, et ühegi sellise uuringuga tänased arendajad ja siis meie riiklike eriplaneeringute koostajad, meil tehti uus seadus, et selliseid riiklikke eriplaneeringuid saab läbi viia siis ilma kohaliku omavalitsuse ja kohaliku rahva käest üldse luba küsimata. Ja me võib-olla jõuame hoopis selle teemani, mis siis nagu pisut poliitiline teema, et ka Saaremaa vald näiteks on sama väheste õigustega, mis tahes sisemaa vald. Meie merealade suhtes Saaremaa vald ei oma üldse sõna õigust. Otsustab riik. Ja kui riik varasemate seaduste järgi pidi küsima kohaliku rahva nõusolekut, siis eriplaneeringute seaduse järgi seda enam tegema ei pea. Ja need planeeringuseaduste muudatused võeti ka siin uue aasta alguses vastu. Ja me üritasime sinna ka teha täiendusi, aga ega ühtegi ettepanekut ju ei kuulatud. No siin on see analoogia märksõna on see Nursipalu, eks ole. No just, neid näiteid on nii palju, et kui mis tahes eesmärgil me praegu ju võitleme siin Saaremaal oma merealade ja oma nii-öelda õiguste eest, siis õigused, need vähesed inimesed, kes siin meie õigustes seisavad ju tegelikult kogu elanikkonna huvide eest. Et osa neid linnastunud inimesi, kes ei märka, mis nende ümber toimub, usuvad seda, mis neile räägitakse, võib-olla kunagi hiljem saavad aru, aga siis on hilja. Et ega me päris nagu kitsa kildkonna huve siin ei esinda, ikka püüame nagu rahva huve esindada, aga kui seadused ei võimalda seda enam teha, rahva küsitlusi ei tehta, rahva arvamust ei küsita, siis ka nende teaduslike põhjendustega on väga raske jõuda kuhugi.
et ühed on need siis need elukeskkonna mõjud, mis on mujal maailmas uuritud, ja teine osa siis sellest tuulikutest on need kaablid, mis siis tuleb merepõhja vedada, või õhuliinid, mis tahetakse siis üle maa täiendavalt vedada ja nende mõjud. No see osa siis, millega siis riik püüab ise oma planeeringuid ellu viia. Mingi 8000 saarlast said hiljuti ju kirjad maikuus, et nende maaüksuse või sellest 100 meetri kaugusele tuuakse uus kõrgepingeliin, siis see 330 kilovoldine, mida me juba näiteks Risti, Lihula ja mujal Eesti maanteede ääres näeme. Aga see on topelt. Ja seda tahetakse siis tuua 2 liini, võib-olla nad toovad tegelikult on ka selles Risti-Virtsu mastis, kui me vaatame, on üleval on 330 ja all on 110, võib-olla siia tuuakse siis nagu 2 330. Siin ongi planeeritud 2 eraldi masti rida. Seda enam, ja see tähendab, et kui senine 110 kilovoldine liin oma liinikoridoris on suhteliselt arvestatavalt siis nagu 100 meetrise mõjuga, sinna ei lubatud kähitada, siis seda, kui vanasse liinikoridori tahetakse panna uus või isegi 2 liini, siis majad, mis seal läheduses on, jäävad kõik selle elektromagnetilise mõju välja. Ja see mõjub ka inimestele samamoodi, nii et see ei ole ainult see mereala. Aga kõige huvitavam teema on ju see, et me elame sellisel turbulentsel ajal ja meil on siin sõjaoht, mida üritatakse selgitada ja see sõda ei väljendu ju ainult rakettides ja pommides, vaid ka selles, kuidas näiteks katkes Venemaa gaasijuhe Saksamaale. Selgus, et see läks väga kergesti katki ja seda enam taastada ei ole vist mõtet. Kes tegi? Ja vahet pole, aga küsimus on selles, et nende väga kalliste miljardiliste projektide hävitamine on imelihtne. Ja meie enda Eesti elektrivarustuse jaoks siis Soomega rajatud Estlink 1 ja Estlink 2, vahepeal mõlemad maas, Estlink 1 küll lühiajaliselt, Estlink 2 on merepõhjast katki, siiamaani näeme, kuidas seda parandatakse ja tema katki tegemiseks ei lähe palju aega, aga tema parandamiseks läheb kuid või aastaid. Ja eriti kehv on olukord, kui tõepoolest peaks tulema sõjaolukord, sest nende kaablite katki tegemise järel ei asu neid mitte keegi parandama. Sellest ei räägi keegi, eks ole. Ukraina vastu suunatud rünnakutest suur osa on ju nende energiataristu vastu. Ja see on väga tõsine häda. Aga kui lastakse katki üks õhuliin või alajaam, mis on maa peal, siis selle parandamisega saab tegelda nädalate või kuudega või saab korda. Aga merealuste kaablite parandamisega ei asu siis mitte keegi tegelema. Et kogu see investeering võib osutada täiesti mõttetuks, kogu see raha või osutada raisatuks, kui sellised stsenaariumid peaksid olema. Nii et sellist ohu või riskikindlust ei ole selle mitte mingisugust. Ja kogu selle Euroopa elektrivarustuse plaan, et ta teeb suure kaablite võrgustiku, kui need kaablid katki ammustada, siis ta kaob ju elektrivarustus ära. Ei selgelt sellega ei ole arvestatud. Tähendab, see on algusest peale juba plaan selline, et mitte arvestada sellega. Miks? Sellepärast, et küsimus ei ole selles, et me tahame mingit majandust edendada sellega. Meil on vaja ainult kohta, kuhu investeerida hiiglaslikud summad. Niisama seisavad, ja järjest otsast hävivad. Aga nüüd me investeerime nad kuskile, näitame, et see on jube tarvilik tervele Euroopale ja saame veel maksumaksja toetused sinna peale, mis võiks olla parem äri. Et selles on asi. Loomulikult on ju see, see on nagu Rail Baltic, eks ole, et me lähme läbi, eks ole, Pärnumaa rabad, et võtame välja 10 meetri kõrguselt turba 200 meetri laiuselt, veame selle täis kruusa. Milleks seda vaja on? Mida seal vedama hakatakse? Alguses räägiti, et hakkame reisijad hakkavad, nüüd on selge, et reisijaid, samasugune rongiliin Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel nagu ei kipu tasuv olema, et meil siin nagu võiks ära tasuda. Öeldi, et küll reisijad võib-olla mitte, aga me hakkame kaupa vedama, et tuleb ju läbi Hiina ja läbi Venemaa. Nüüd on see ka ära langenud, nüüd öeldakse viimase hädas, et aga see on strateegiliselt väga oluline. Eesti maavarad. Seda välja öelda niikuinii. See sama meie võitlus selle tuulepargi vastu ju on osa sellest tervikust, eks ole. Me mäletame fosforiidi sõda väga hästi, kui taheti hakata väga suures mahus Eesti fosforiiti kaevandama. Sama plaan on ju ka praegu.
ja tõepoolest, aga fosforiiti ei kavatsenud keegi välja hakata vedama raudteega, vaid kui me tahaksime seda Euroopasse viia, tuleb seda teha laevadega, nii et seda raudteeliini selle jaoks kindlasti vaja ei ole, seda on ainult nendele, kes seda ehitamisest pisut sõrmed rasvaseks jäävad. Ja pärast selle ülevalpidamine tuleb meile kõigile. Et neid rumalusi on nii palju. Nojah, aga selles mõttes ma tahangi öelda seda, et see ei ole rumalus, see on väga osav kellelegi kasumi teenimine, aga kahju saavad meie Eesti inimesed, saarlased, selle selle hiigelprojekti juures, visuaalne reostus hea küll, võib-olla selle kannataks ära. Mürareostus, seda me ei tea ja seda keeldutakse uurimast. Plastireostus, kujutage ette 140 meetri pikkust tiivikut, ta liigub ots liigub kiirused kuskil 300 kilomeetrit tunnis. Vaata, sealt pidi ju ka eralduma mingid sellist kujuta ette 300 kilomeetrit tunnis, nüüd plastiktiib liigub ja sinna vastu põrkab kas lume või jää või rahetükk või vee piisab. Ta peksab sealt plastikut välja, eks selle see bisfenool A ja mis seal suured koostisosad on. Nii et need reostuse mahud, mis on ainuüksi selle siin pildi peal on näiteks näha ka, kuidas tegelikus elus välja näeb, et mis selle tuuliku labaga juhtub. Kulub ära. Et see pilt on selline. Üsna ruttu. Ja nüüd see õnn, mida siis saarlastele pakutakse. Meie ametikool sai siis rahastuse, et alustada nüüd sügisest tiiviku lappijate õpet. Et siis õnnetu ametikooli lõpetaja riputatakse siis trossiga sinna tiiviku külge, ta kõige mürgisemaid komposiitmaterjale kasutades peab siis seda tiivikut seal lappima, eks ole. Isegi nii, et see on see õnn, mida meile siis pakutakse vähestele õnnelikele, et mitte tuulikute ehitamise tööd, vaid tuuliku kulunud tiivalabade lappimist. Loomulikult ei ole ju võimalik, mõelge ise nüüd, et poiss lõpetab kutsekooli ja siis läheb 30 miljoni kroonilist seadet tema garantii ajal hooldama. Need inimesed, kes seal käivad hooldamas, need on ühed konkreetsed inimesed üle terve Euroopa. Kes seda tehnikavärki seal. Inseneri haridusega või mitmekordselt. Ja nad ei anna seda tööd mingil juhul ära, sest see on nende lepinguliselt garanteeritud, siis nad ei anna seda eestlastele mingil juhul. Aga lisaks sellele siis et on see mikro- ja nanoplasti osakeste, need massid on ka muljet avaldavad seal, et kui meie need tuulikud, mis siia tulevad, kui nad oleks võrreldavad nendest praegu poole väiksemate tuulikute reostusega, siis see tähendaks 31 tonni aastas ikkagi merre paisatavat mikroplasti, mille me siis koos, Räime ja Lestaga sööksime sisse sisuliselt, eks ole. Aga siin plastreostus, isegi sellised asjad nagu siin pildi peal on kenasti näha, et kes on füüsikat õppinud, see teab, et kui õhk maha jahtub, siis hakkab niiskus kontsentreeruma. See, mida tuulik teeb õhuga, kui tuul sealt läbi puhub, ta võtab osa energiat, kineetilist energiat sealt välja ja ühtlasi jahutab õhku. Mis tähendab seda, et siin pildi peal on just näha kondentsioonijärjed. See on nii, nagu te võtate külma veeklaasi suvel, eks ole, panete lõua peale ja siis sinna tekib higi väljapoole, sellepärast, et seal on jahe, eks ole. Mida selline niiskuse kondenseerumine teeb, nagu siin pildil näha on, see tähendab seda, et see tuulikupark võtab lääne poolt tulevast õhust niiskuse maha ja istutab selle sinna samasse tuuleparki maha. Ehk teisisõnu, umbes 30-40 kilomeetri ulatuses läänerannik jääb kuivemaks. Ta on niigi, eks ole, meil on niigi seal kuivad alvarid, et niigi meil on põuaperioodid, et sealt nüüd siis läheb veel osasid kaduma, et see nüüd oleneb, tähendab, tuule suunast vist on. Ja see oleneb tuule suunast. Näita Kaupo seda lehte, et rahvas saab vaadata. See on meie Rannarahva seltsi kodulehte. See on Rannarahva selts on... Näita seda ülemist... Saare Rannarahva selts, kui panna sisse arvutisse, siis leiab üles. Siis on muidugi setted, mis liikuma hakkavad, loomulikult kogu see elustik, kultuurile mõju loomulikult, missugune see meie auhinnatud loodusturismi sihtkoht Green Destination, et milline see meie rahvuskultuuri ja saarlaste identiteedi osa
on siin, et oota, ma mõtlen, et meil on tegelikult põhiliselt läänetuuled, siin on ju nii. No just nimelt, jah. Nii, kui läänetuul, siis ta puhub kogu selle, mis see tähendab siis? See tähendab seda, et nii mürareostus, nii plastreostus kui ka helireostus tulevad siia randa. Kui ka kliimamõju. Jah, aga see, et ta nagu vihma vähemaks võtab või seda niiskust. See tähendab seda, et sademed sajavad sinna selle tuuliku juurde merre ära ja siia poole tuleb kuivem õhk kui praegu. Ja keegi ei ole sellest midagi rääkinud? Ei, selle kohta norralastel on väga palju uuringuid tehtud, aga meie keskkonnamõjude hinnangutes kahjuks ei võeta, see on nagu ebameeldivaid fakte ei võeta arvesse või leitakse mingi uuring, mis ütleb, et nagu ikka, et leiad ühe uuringu, mis ütleb, et ei, et tegelikult pole häda midagi ja seda saab siis paljundada. Kui inimese, kui uurija palk sõltub sellest, mida ta ütleb, siis... Mis meie Saaremaa volikogu üldse nende asjade kohta räägib? Ei olegi midagi öelda, sest et see käib üle nende pea. Ja ma olen korduvalt esitanud järelpärimisi ja saanud ka vastuseid, mis ütlevad, et tõepoolest seaduslikult ei ole Saaremaa vallal õigust. Nüüd on küsimus, et kohalik omavalitsuse korralduse seadus tegelikult... kui nad võtavad meie vihma ära? Nojah, aga ma räägin siis sellest, mis siis nagu koalitsioon teeb, eks ole. Kui koalitsioon on samadest erakondadest, mis on riigi praegu võimul olev koalitsioon, kes neid eriplaneeringuid teostab, siis on ju loogiline, et siin kohalik vallavolikogus võimul olev koalitsioon järgib riiklikke juhiseid ja ei küsi rahva huve. Et rahva huvide küsimine on kohalike omavalitsuste korralduse seaduses täiesti eraldi punkt. Ja sellel teemal ma olen ka mitu järelpärimist teinud, vähemalt ühe näite olen küsinud, et olge hea, võimul olev koalitsioon, tooge üks näide või vallavalitsus, kus te nagu rahva huvidest lähtute. Et näidake. Te olete nagu esitanud küsitluse, tahtnud rahva huvi selgeks saada ja püüdnud rahva huve järgida. Mitte ühtegi ei ole. Et see on nüüd eraldi selline probleem, kus siis kohalik võim ei teeni mitte kohalikku rahvast, vaid keskvõimu. Ja meil on tsentraliseeritud riik, unitaarriik. Ja selle unitaarriigi seaduseid võetakse vastu Brüsselist tulevate juhiste alusel. See tähendab seda, et Eesti ennast ise ei juhi. Meid juhitakse väljastpoolt, on ju nii? Kõik on sama nagu kunagi Vene ajal. Nõukogude ajal on ju, me läksime järgmisesse liitu. Ma arvan, et hullem, et selles mõttes, et see perspektiiv näiteks, kui me fosforiidikaevandustega võrdlesime, et siis me teame, et olid ju ka Moskvas ülemnõukogus, olid mõned eestlased, sealhulgas näiteks akadeemik Lippmaa. Ja ta suutis täiesti ära põhjendada Moskvas olevatele akadeemikutele, miks see keskkonnareostus siia ei ole vajalik. Ja need arutelud täiesti toimusid. Mul ei ole ühtegi andnud, et sarnased arutelud täna toimuksid Brüsselis. Ühegi teadlase uuringu mõju oleks nagu nende poliitiliste otsuste juures arvesse võetud. Erinevus on selles, et Vene ajal oli ju mängus ainult mingid põhimõttelised küsimused, et nüüd on lisaks sellele raha, millest on väga keeruline ära öelda. No jah, see raha, peame tunnistama, kuritegelike rahakasutajate huvi on poliitilistest huvidest kõrgem. Nojah, nii et me võitleme siin tuuleveskitega. Tuuleveskitega võitlemise osas võib-olla mõnda inimest huvitaks vaadata, mismoodi välja näeb, siis see on nüüd Türju rannast vaade Sõrvest. See on TV3 poiste tehtud konstruktsioon, nad võtsid spetsiaalselt hindasid siis võrdluseks võtsid Tallinna telemasti, mis on 4 meetrit on erinevus. Ja tegid siis sellise projektsiooni, et mismoodi see võiks välja näha päeval ja mismoodi võiks välja näha öösel. Ja arvestada tuleks siis, et selline pilt oleks siis 80 kilomeetri ulatuses kogu lääne rannikul. Et siit selline vaade siis. Ja need on siis, kas nad on 40 kilomeetri kaugusel või? 40 kuni 50. Ja nii hästi näha? Tähendab, nad on, mitte 10 kuni 50 kilomeetri kaugusel. Ja see öine pilt oleks siis selline. Kuule, aga see näitab, et maakera on ikkagi lame ju, sest nad paistavad ära seal. Kui vaadata tähelepanelikult, siis jah, seal tagapoolt on need madalamad. Et siin on näha, aga need on jah, 63 kilomeetri kaugusel on näha, et seal pole midagi parata. Oota, see Tallinna mere või Tallinna mast, mis ta on, mitu see 300 meetrit? 314 ja need siin on 310 plaanitud. See on tohutu kõrge, et ühe masti ehitamine,
no ma mäletan, kui me ehitasime omal Vanamõisa masti 100 meetri kõrgust, see oli ju ka tohutu ehitamine. Ma ei kujuta ette, kuidas nad... Aga ei tehnika on selleks olemas, võimalused on olemas. Iseasi, kui vastupidav nad on, aga igatahes raha paigutamise võimalus on olemas ja see on... Nii, aga vaata, räägime, teie olete nüüd need inimesed, väga vähe on sellised inimesi, kes üldse nagu mõtlevad, üldse midagi mõtlevad, on ju. Ja kes näevad nagu suurt pilti ka. Et need jutud, mis ma siin teile näitsin seda, et see on väga ilus jutt, on ju, mis ma näitsin teile seda kodulehte, et kõik on nii ilus, inimesed kohalikud saavad tööd, saavadki või. Ja siis raha hakkab tulema ajadena kohaliku eelarvesse ja kõik need asjad ja üldse ei ole nagu seda müra ka kuulda. Kahjudega ei ole üldse arvestada. Et see, mis meil saamata jääb või see, mis me kaotame, selle summa kokkuliitmisega ei ole keegi tegelenud. Aga selles mõttes ongi, see on üks lõks jälle, et hakata rahast rääkima, sest missuguse rahaga on võimalik kinni maksta inimesele see, et ta peab oma kodust ära kolima. Näiteks. Mis pagana raha see peab olema siis? Et, kas tõesti ostetakse? Selge on ju see, et kinnisvarade hinnad kohe kukuvad juba ainuüksi tänu sellele visuaalile. Siin on nüüd inimesed on Virtsu sadamast, Kuivastu sadamast Virtsu poole sõitnud, see on vaade... seda pilti ma näen üsna sageli. See kaugus on nüüd niimoodi, et kõige lähemad tuulikud on 8 kilomeetrit, kõige kaugemad on 12 kilomeetrit siin sellel pildil. Ehk siis kaugus on enam-vähem sama, aga nüüd need tuulikud, mis seal on 85 meetrit. 310 meetri joon on siia üles tõmmatud, nii et võib kujutada ette, see on nüüd vaade enam-vähem see suurusjärk on, mis oleks siis nagu Kuivastust... Vaata, need tuulikud, ütleme, seal Virtsus on juba 85 meetrit. Ütleme, ma mäletan 3 tuulikut juba siin 90-ndate algusest oli. Et huvitav, kuidas need tuulikud on mõjutanud seal kohalikku, on nad... need esimesed, mis nad pandi väga ebaõnnestunud. Nad on suht väiksed, aga nad pandi väga ebaõnnestult ka, nii et nad mõjutasid väga tugevalt, jah, et seal oli see stroboskoobi efekt veel, nii et õhtul päike paistis läbi selle tuuliku, ma olen seal mõne inimese juures käinud, et tekkis see, et vilgub sul kogu aeg akna taga ja nii edasi ja muud probleemid veel. Aga nad on väikesed ja neid on suhteliselt vähe ja kogu selles rannas on 20 juures neid üldse kokku. Virtsu arengus me... Kujutame ette 20 asemel mitte 200, vaid 500 ja paneme selle kõrguse siis 3,5 korda kõrgemaks, et siis saame enam-vähem selle pildi. Ma arvan, et ma ei tea, et keegi oleks seda otseselt uurinud, aga me vaatame nagu Virtsu arengut, eks ole, siis Virtsu oli suhteliselt arenenud asula, aga nüüd on seal jälle kool sisuliselt kinni pandud ja Virtsus oli suur kalatööstus omal ajal. Jah, kõik need seisavad seal maantee kõrval varemetes. Tegelikult on Virtsus mõistlik vähemalt 7 meetri sügavusega sadam ja lisaks praamidele sealt ju veetakse üht-teist välja turvast ja lugekivi. Aga see, mis Virtsu-suguse asula elamisväärseks teeks, ma arvan, et tuulikud ei ole sinna küll midagi lisanud. Ja kindlasti nendele, kes seal kõige lähemal elasid, mõjus ka halvasti, nii et see võrdlus muidugi on Saaremaal halva ennustav, kui me aga mõtleme, näiteks on olemas ka, see pilt on siin, eks ole, aga on olemas ka jääminek või kui tuleb vägev talv ja siis suured jääd, massid hakkavad liikuma, kas see neid pikali ei lükka? Ei, seal on omad tugevusarvutused tehtud, aga ma ütleks, et mind nagu see üldse ei pane muretsema. See on nende probleem, on ju? See on nende probleem. Ja tõenäoliselt ongi niimoodi, et nende probleem põhiliselt on hoopiski see, et see investeering ära teha, et kuskil on raha pandud ja ta on tagatised. Et see, kas midagi näiteks jää teeb, see kuulub pärast juba siis näiteks mõne kindlustusfirma probleemide hulka, mitte tema probleemide hulka. Või kui seal mingisugused häired kokku lepitakse näiteks lepingus, eks ole, et võib-olla on veel kasulikum. Aga vaata, kui läbi Saaremaa hakkab minema see suur 2 liini, eks ole,
et ega kas nad teevad ühe sirge joone ja kelle talu ette jääb, see maa pealt minema pühitakse. No selle üle nüüd võõrandus toimubki niimoodi, et Saaremaa üldplaneeringu ettevalmistamine on viibinud seletamatul põhjustel juba mitu aastat. Ei ole suudetud nagu üldse pihta hakata. Aga kui me vaatame, et kõigepealt teeb riik oma planeeringud ära, kaasa arvatud siis nende uute kõrgepingeliinide planeeringud, siis on nagu mõistetav, miks viibib ka Saaremaa üldplaneeringu tegemine. See ei tohiks nagu vastuollu sattuda. Kui me kõigepealt teeme mingi oma planeeringu, siis tuleb hakata seda ebakõla tegema. Nii et oodatakse rahulikult, kuni see riigiplaneering valmis saab. Ja need kirjad, mis inimesed said, tulid peamiselt selle olemasoleva 110 kilovoldise liini lähedal elavatel inimestel, mis siis läheb Orissaarest Leisi ja tuleb Leisist alla Kuressaarde. Et seda siis kavandatakse, seda trassi peamiselt. Ja kui juba kirjadki saadeti, siis võib järeldada, et see planeering on üsna valmimisjärgus. Ei, tegelikult on alles alustatud, aga see selleks, aga jah, see... Aga mis pilt sul praegu on siin? See on tegelikult ka Saarte Hääles oli see skeem, need on oletatavad asukohad. No milles on küsimus, need oletatavad asukohad, see on nagu, kuidas öelda, kana ja muna probleem on neil praegu, et kas nad saavad neid suuri tuulikuparke ehitama hakata, kas see tasub ära, et siis on mõtet elektrikaablid vedada, aga kui vedada elektrikaablid ja äkki tuleb välja, et ei saagi tuulikuid ehitada, või kuidas ehitada tuulikuid, kui sa ei tea täpselt, kas elektrikaabel ikka tuleb sulle. Äkki pead ise hakkama seda ehitama, see on väga kallis, parem on, kui seda teeks ikkagi riik. Nii et seal on selline muna ja kana probleem praegu, aga... Seal on see probleem ju ka, et ühes algses projektis väga selgelt sellest Saaremaalt lääne poole jääva meretuulepargi kaabel läheb üldse Lätti, kuna seal on mingi 330 liin juba tegelikult üsna valmis. Et sealt saab ju otse Lätti ka viia, jah? Ja selles ongi põhimõte, et kui tulevad need tuulikud, siis ta läheb kindlasti Lätti, sest kogu toodang on ju mõeldud müügiks. No miks siis Saaremaale vaja seda ehitada, seda liini? Et ringliin oleks, et oleks see tingimustele vastav ringliin. Selles mõttes, jah. Et ei oleks nagu ühe kaabli otsas, aga teine asi, miks... Et see läheksid Soome siis edasi. Mõtleme siis nagu huumoriga pooleks, et üks vajadus sealt praegu on näha lääne rannikul siis see nii-öelda merekaabli sisend koht, eks ole. Et miks on vaja mandrilt viia meretuulepargile kaabel on selleks, et üldse tuulikuid käivitada. Selleks, et tuulikuid käima panna, on vaja teda kõigepealt elektrivõrku lülitada, siis sealt saab ta selle algse impulsi. Nii et elektrit läheb ka selleks vaja, et tuulepark üldse töös hoida ja see tuleb siis Saaremaalt sinna viia. Jah, et see Saaremaalt elektri sinna läheb niikuinii, ükskõik mis juhul, aga selleks, et käivitada ja selleks, et märgutulesid hoida, et aparatuur hoida töös, selleks on vaja neil kõigepealt elektrit. Aga vaata, teie olete sellised entusiastid siin on ju, et paljud inimesed ei tea kogu sellest värgist üldse mitte midagi. Meie linnakad elame siin linnas, meil pole, teie olete maamehed, on ju, sina oled just seal selle liini peal või kus sulle hakkab tulema see madal sagedus on ju ja kassid ja koerad ja kõik põgenevad sealt ära. Ja mis siis elust saab, ma ei tea. Aga teil on, tähendab, on ikkagi mingisugused sellised, kuidas nüüd öelda, inimesed ikkagi kuidagi moodi ühinevad, et mingit asja nagu selgeks teha. Et sa näitasid siin praegu ühte sellist, kuidas nüüd öelda seda firmat või kuidas seda nimetada, meretuulepargid või kuidas teil oli see? See on selts, jah. Selts, jah. Seltsid ja ongi seltsid. Selles ongi asja mõte, et Saare rannarahvas... Seda võib veel korra näidata. Seda. Nii, jah. On ühinenud selliseks seltsiks, siin on siis koos on kihelkonna ja ühesõnaga terve see mereäärne piirkond kuni Sõrve otsani välja. Aga kuidas inimesed nagu, kas nad tulevad kaasa selle seltsiga üldiselt? Meil on liikmeskond, ütleme niimoodi, et see hõlmab omakorda mitmeid seltse, aga loomulikult, et igast, kas perekonnast või külast või mingi esindaja. Et see osa rahvast, kes muretseb, nemad on... Neid on olemas ikka. Ja neid on päris palju, jah. Et loomulikult, ega keegi ei taha
ära kolida kodust. Ühise mure tõttu on rahvas loomulikult valmis liituma. Vot Kristjan, sina käisid kuskil kõnelemas. No need olen vaadanud, et sa oled üle Eesti toimuvad mitmesugused muud algatused ka, kus me vahest osaleme. Aga ütleme, Saaremaal on meil loodud ka kihelkonnakogude kes nimetatud rahvaalgatuslikke ühinguid ja siis nad on omavahel liitunud ja moodustanud Saarte maakogu. Et ma olen ka nende seltside kaudu selle Saarte rannarahva seltsi liige, et konkreetselt ühe seltsi juhatuse liikmena ja see selts on siis ka liitunud Saarte rannarahva seltsiga, sellepärast et ühe keskse teema puhul tasub siis selle läbi Saarte rannarahva seltsi seda meie õiguste kaitsmist jätkata ja olla ka siis liikmed. Aga no rand ulatub ju meil ringi ratast ümber Saaremaa, nii et rannarahvas oleme me siin kõik ja see, et nagu Läänerannal poolsel küljel on suurem mure kui idapoolsel, see ei tähenda, et see ei oleks meie ühine mure. Et need kaablid, mis millest me rääkisime, tulevad juba risti läbi Saaremaa niikuinii ka minu majapidamise lähedalt ja me ei pea olema nii individualistlikud, et ma ainult iseenda murest, nii nagu linnarahvas tavaliselt on, vaid me üritame ikkagi ühist muret ja ühist huvi kaitsta. Et selleks me oleme need seltsid siin loonud ja selleks me ka koos toimetame. Aga ma võib-olla segan korra vahel, et võib-olla jääb selline mulje inimestele, et on mingid tüübid, kes lihtsalt sõdivad kõige vastu, et on progress ja seda püütakse nii näidata ju ka. Jah, ja see on siis nimetatud nimbi, et not in my backyard, eks ole, et ehk mis tahate, aga ainult mitte minu tagahoovi. Aga see asi on natukene keerulisem. Põhimõte on selles, et esiteks see rikub meie elukeskkonna, aga teiseks ta on meile täiesti tarbetud ja ta ei ole meile tarvis. See tekib ainult mingi võõramaiste korporatsioonide huvides. Miks me peame nendes huvides ohverdama oma elukeskkonna? Vot see on see küsimus ja see puudutab seda, ei ole meil vaja seda hiiglaslikku liini, kuigi püütakse öelda, et näete Saaremaa varustuskindlus. Ei ole, Eleringil on plaanid selleks, kuidas kahekordistada praegu olemasolev liinivõimsus. Olid olemas ammu enne seda, kui hakati rääkima meretuuleparkidest. See ei ole põhjendus. Lisaks on see, et ega siis see meilt läbi minev mingi magistraaltrass ei tähenda seda, et meie probleemid äkki lahenevad. See oleks umbes nii, et me ütleme, et näete, et teil on seal Moskva-Stockholmi lennuliin, et kuulge, et nüüd äkki me saame Saaremaale ka natukene. No ei ole niimoodi. 330 kilovoldise liini pealt, see ei ole niimoodi, et nagu viskad juhtmed peale ja võtad voolu. Ei, kuidagi moodi saab. Selleks on vaja ikka spetsiaalset... Ja, on võimalik seda... Ei. Üle Saaremaa lendab ju enamus Eestist ida-lääne suunas ületavaid lennukeid ja mis meile sellest siis saame, on nendes huitsusabad, eks ole. See on siis see, mida meile üritatakse kiita. Aga et see on see probleem, et oma, oleks väga loll mitte võidelda oma võimaluste eest ellujäämiseks. Ja kui aetakse kodust ära, ega Sõrves näiteks see pole esimene kord, on enne esimest maailmasõda aeti Sõrve otsast inimest ära, enne teist maailmasõda teks sõjaväebaasid alla. Lähme siis kolmandat korda kolime ära, aga kui vähegi võimalik püüame ikkagi seda... Oota, ma vaatasin, et kas üks liinivärk lähebki mööda seda Sõrve poolsaart pikuti. See on nüüd juhul, kui tuulikupark ei tule lääne poole, et siis ta läheb... Aga see on kaabliliin, see, mis Sõrves liidub, siis see on nagu maa-alune kaabel. Praeguse plaani järgi ta on nagu kaabliliin, mis siis läheb Läti rannikule. Aga Lätiga ühendus on ta nii või naa, eks selles mõttes, et see ringühenduse põhimõte toimib ikka, eks kõik, kas see midagi tuleb või ei tule neid. Aga on vaja, erinevaid võimalusi, kuidas kuidagi moodi nagu mõjutada neid protsesse, mis meil siin on, et Kristjan, sina oled nagu sellise põlisrahvaste värgiga nagu seotud või teinud me oleme Kaupaga mõlemad, et eks me oleme siin põliselanike järglased kõik ja Saaremaa põlisrahvas on siin nüüd organiseerunud õige mitmel maal, Eestis on see samamoodi, Läänemaal, Virumaal, Võrumaast teatakse võib-olla kõige rohkem. Ja me oleme sellise vaikse ja tagasihoidliku tee valinud, et me endast väga ei kiida, aga
aga me moodustasime siis kihelkonna põhised tuumrahvad. Kihelkonnad on need algmoodustised olnud meie ajaloos ja siis maa, näiteks Saaremaa või Harjumaa või Läänemaa, need on siis maad. Ja maapõhiselt on meil siis ka oma organisatsioon olemas. Ja meie õiguste kaitse tugineb siis rahvusvahelistele lepetele, mis on siis maailma põlisrahvaste kaitseks tehtud. Me ei ole veel nende õigustega väga lehvitama hakanud, aga põhimõtteliselt Saarte Rannarahva Selts siis tugineb otseselt Eesti seadustele, meie kodanike õigustele ja see käib ju kohut, või Saarte Rannarahva Selts käib kohut kui kõige tavalisem Eesti kodanike organisatsioon. Ja nüüd nähes, et ega see palju ei aita, siis me oleme sunnitud ka põlisrahva esinduskogu poolt varsti kohtusse pöörduma. Ja kui me õigust ei saa, siis on meil võimalus minna rahvusvahelisele tasandile nendele lepetele toetudes, mis siis maailma põlisrahvaste õiguseid kaitsevad, sellepärast, et Eesti Vabariigi kodanikule öeldakse, et aga mine sinna koju tagasi ja vali endale või vali endale uus valitsus, äkki tuleb parem. Aga põlisrahvaste õigused on rahvusvaheliselt kaitstud ja meie põhiseadusest tulenevalt on need rahvusvahelised lepped, millega Eesti Vabariik on liitunud, meie õigusruumi lahutamatu osa. Seda ei ole siiamaani kasutatud. Lihtsalt, et kuna Eesti Vabariigis on näiteks põhiseaduses ei ole põlisrahvaid märgitud, aga kõigi muude seadustega me oleme liitunud rahvusvaheliste lepetega, kus need on. Ja meil on öeldud, et rahvusvahelised lepped on meie õigussüsteemi osa, siis järelikult see on ka meie õigus, et ei peagi olema kirjas. Ja nüüd see mure on muidugi selles, et see eestlus kui selline ei ole aastatuhandeid vana. Et saarlased ja muud meie maad ja nende esindajad sõlmisid, eks ole, võõraste valutajatega muistse vabadusvõitluse lõpus hulga leppeid, vasallileppeid ja need ei olnud tingimusteta allaandmised, ehk siis saarlaste esivanemad sõlmisid näiteks paavstiga leppe ja tema esindajatega. Eks ole. Ja see tähendab seda, et me olime rahvusvahelise õiguse subjektid ja meie esindajatel olid õigus. Tänapäeva siis Saaremaa vallal näiteks ei ole mingeid õiguseid ja meil polegi läbi selle kohalike omavalitsuste valimiste muud kui kohalik administratsioon, kes täidab mujalt tulnud, nii nagu oli mõis. Mõisas oli omamoodi. Mõisas oli mõisnik, kes kuulus ühe teise rahva hulka. Ja vahel ta oli kohal, vahel ei olnud kohal, aga tema asemel toimis mõisa valitseja. Ja mõisa valitseja olid kiltrid, kupjad ja aidamehed. Täpselt neid samu ameteid pidasid meie esivanemad ju ka. Ainult, et nad ei teinud kordagi oma tahte järgi, vaid seda, mida mõisnik tahtis. Ja neid samu võõra tahte järgi tegutsejaid on palju, aga vaata neid, kes rahvahuve esindaksid, on vähe. Siin on nüüd see, seda tausta võib veel seda pidi ka vaadata, et see, miks me läksime nüüd, millest algas see kohtuasi, see oli väga lihtne, see oli see, et pettusega püüti läheneda asjale, et sõnaga selline firma nagu Saare Wind Energy tegi keskkonnamõjude uuringud ühe ala kohta ja siis paar kuud enne seda, kui ta siis avalikustas nüüd koostöös selle Tehnilise Järelevalve Ametiga tulemused, uuringute tulemused, paar kuud enne seda nad juba teadsid, et nad tahavad valitsuse käest saada teise ala ehitamiseks. Ehk siis, et rahvale esitati uurimistulemusi, mis olid tehtud teisele alale, kui see, kuhu kavatseti ehitada. Et see oli see, millega me läksime kohtusse, et vaidlustada, et me oleme ka tohutut tööd teinud nüüd tuhandeid lehekülgi uuringuid võõrkeeltes ja nii edasi püüdnud endale selgeks teha, et mida seal siis on, mis järeldustel on jõutud ja nüüd öeldakse meile, et sisuliselt öeldakse, et kogu see asi oli ilma asjata, õigemini ei öeldagi meile seda, vaid meile räägitakse ikkagi, et need kõik on korras, aga tegelikult me paneme asjad hoopis teise koha peal. Et see oli see vaidlustamine ja see käib alles, jah? Ja see käib ja nüüd siis tegelikult kiideti see valitsuse poolt heaks ka see keskkonnamõjude aruanne, et nüüd on võimalik siis see heaks kiitmine ka vaidlustada, aga sellele vaatamata teades seda meie sellist kohtusüsteemi ja selle eriplaneeringu mõju ja seda jõudu, millega seda läbi lükatakse, et suur võimalus on, et meile öeldakse, et pidagi lõuad ja teenige edasi,
noh, sel juhul ei olegi mitte mingisugust muud õiguslikku võimalust, noh, ei hakka ju hangude ja vikatitega kuskile kogunema, vaid siis on järgmine samm ongi siis see, et tõesti toetuda rahvusvahelisele õigusele selle põlisrahva teemal ja see selles mõttes ei ole mingisugune luul, vaid sisuliselt see on tagavara väljapääs, mis jääb siis, kui omaenda riik, omaenda rahvast ei kuula, mida siis teha? No ja need on ju täiesti rahumeelsed meetodid, õiguslikud meetodid, et see, millises õigusruumis me elame, noh, kui keskkonnamõjude hinnangul tehti otsest pettust, aga sellest midagi ei järeldatud, eks ole, see oli lihtne ära tõestada, et see pettust on maailmas väga palju ja õigust on keeruline saada. Aga nüüd siis selle põlisrahva poolt kavandatava kohtusse pöördumise üks ajenditest on näiteks diskrimineerimine. Et kui me olemegi vähemuses, siis vähemusi ju kaitstakse Eestis väga erinevaid. No neile antakse raha, nad loovad oma MTÜ-d, me teeme kõik seda oma raha eest, meil ei ole veel keegi mingit toetust maksnud. Aga no küllap kuulajad on märganud, et erinevaid väga vikerkaarevärvilisi ja muid vähemusi toetatakse riigi poolt suures mahus, aga oma põlisrahvaid millegipärast mitte. Isegi eitatakse, et nad olemas on. Me siis läheme sellesama rahvusvahelistes lepetes kirja pandud sätetega, et vähemusi ei tohi diskrimineerida. Olemegi vähemuses. Jah, aga meie õigusi, ühesõnaga, et rahvusvahelised leped nõuavad, et vähemuses olijad, ilma nende vaba, informeeritud ja ilma vaba ja informeeritud nõusolekuta, teadliku nõusolekuta ei tohi näiteks midagi meie asualadel teha. No, me teame, et Ameerikas on need kaardid on ka olemas, kuidas on olnud siis indiaanlastel pärast vallutamist oma asualasid ja reservaate. Nüüd on nad koondunud küll suuresti sinna läänepoolsesse väheasustatud osasse, aga siiski nendes reservaatides indiaanlastel on täiesti omad nii-öelda kohalikud omavalitsused ja isegi hõimupolitseid ja asjad, mis toimivad. Ja kui me võtame Taani näite, siis me teame, et näiteks Gröönimaa kuulub küll Taani riigi koosseisu, aga seal elavatel siis gröönlastel või inuitidel või kuidas neid nimetada, on väga palju oma õiguseid ja ka omad kohalikud ja Taani riik ei saa päris riiklike otsustega gröönlaste merealadele, kus nad vaala püüavad või mingeid tuuleparke ehitada, sest kui inuitid sellega nõus ei ole. No meil on isegi lähemal need näited, et meil on Ahvenamaad ja Norra ja muud. Jah, Norra, Rootsi, Soome, saamide alad, veel lähemal ju tegelikult on liivlased, kes Lätis on tunnustatud põlisrahvana ja muidugi siis on setod. Tõsi küll, Eesti ei ole neid tunnustanud, vaid on teine pool tunnustanud, aga sellele vaatamata. Aga saarlased on ikkagi omaette rahvas, on ju? No, kunagi oli ju jutt, et ühinemine Eesti Vabariikiks käis ju kuidas? Saaremaa, Hiiumaa, Võrumaa, Liivimaa. Eesti Vabariigi iseseisvusdeklaratsioonist 1918. aastal algab sõnadega, et liituvad maad. Ja kõik need maad, meie põlised maad olid seal nimetatud. Maad ja rahvad tegelikult liitusid. Aga riik moodustati prantsusepärase vabariigi mudeli alusel. Ja nüüd me näeme, kuhu on jõudnud Prantsuse vabariik täna. Tegelikult oleks võinud olla konföderatsioon. Teine variant, mis siis nagu maade liitumise näide on, ütleme, muistse iseseisvuse ajal eelnenud maakaartel on joonistatud Eestit konföderatsioonina ja Venemaal Novgorodi ja Pihkva alasid vabariikidena, eks ole. Me teame, et see oli Veetše ja nad karjusid kõvemini ja seda loeti demokraatiaks. Aga ega nad paremini hakkama ei saanud kui meie. Ja me teame, kui hästi hakkama sai Šveits. Et kui me vaatame, et meil esimese vabariigiga läks täbarasti üsna ruttu, nüüd taastatud vabariigiga ei ole ka kõige paremad lood. Kas me siin nagu kolmas kord jätame nagu riikluse alused samaks, niimoodi tsentraliseerunud vabariigiks, või märkame, et tegelikult tuleks meie riikluse aluseid pisut kohendada, et me kestaksime parem. Ja nüüd, kui ma seal Eesti elujõu teisel kongressil käisin, siis mind kutsuti ka sinna üks põlisrahvaste esindajana, kuna ma Saaremaalt olen selleks valitud. Siis minu sõnum oli väga lihtne, et me oleme eestlased küll kodanikena. Aga tuletame meelde, et kes me siis nagu päritolult oleme. Päritolult olen mina näiteks saarlane, teised. Ja selle sama oma põlisrahva juurte mäletamine, see annabki meile elujõu. Kui me toetame
No neid väheseid, kes siis oma põlisrahva huve kaitsevad, siis eestluse elu saab kohe palju tugevam. Aga kui me toetame mis tahes mujalt maailmast meile väidetavalt hüve andvat tuuleparki või mingid muud, noh siis on nagu õnnetus seesama, mis meie õuel praegu on. Et tegelikult see äratundmisele jõudmine, et me peaksime oma rahvast ise teenima, on ilmselt paljudel olemas, aga kuidagi väga leebelt on lastud võim käest ära. Ja riigikorralduse muutmiseks meil praegu muud võimalused puuduvad, eriti kui me tunnistame, et me oleme ka oma maadel jäänud vähemuseks. Need, kes veel ennast põlisrahvaks peavad, on oma maadel jäänud vähemuseks, siis me peamegi pöörduma nende vähemuste õiguste poole ja palume ennast mitte diskrimineerida ja viitama rahvusvahelisele õigusele. Et lõpuks me muidugi tahaksime jõuda selleni, et Eesti Vabariik tervikuna tunnustab põlisrahvaste õiguseid ja me kõik võidame sellest, et oleme nii kodanikud kui põlisrahva esindajad, me ei ole separatistid ega dissidendid. Me tahame ühise huvi eest seista ja kui nüüd näiteks nende keskkonnamõjude hinnangul me pöördusime nagu individuaalselt, siis nagu põlisrahva esindajate poolt selliste keskkonnamõjude vastu pöördus, me kaitsime tegelikult kogu rahva huve. No jaa, loomulikult. Nojah, võiks ju kuidagi nagu arrogantselt ju küsida, et aga miks üldse neid rahva huve on vaja kaitsta või ma ei tea, äkki keegi kuskil maailma kodanik võib küsida, et mis pagana asja te ajate, et mis tähtsus seal on. Põhimõte on ju lihtne, et siin on nagu küsimus ju selles, et ütleme, kas inimesele meeldiks, kui keegi tuleks, see on võib-olla nagu, ütleme, linnainimesel ka arusaadav, et kui keegi tuleks, ütleme, linnaosa valitsusest ja ütleks talle, et kuidas ta korteris peab mööbel olema või teataks talle, et vaat homme pange ennast valmis, me kaevame teie korterisse 10 meetri sügavuse augu, sest et see on vajalik meie linnaosale. Et siin, see on nüüd see vahe, eks ole, et vaba inimene on see, kes on vaba otsustama oma elu üle. Ja see vabadus, see ei ole sõnakõlks, et vabadus on ka vastutus. See tegelikult tähendabki seda, et kui ma olen vaba inimene ja saan valida omale, mis teed ma lähen, siis loomulikult ma vastutangi nende tagajärgedest. Loomulikult see vastutus langeb mulle. Ma ei saa kedagi süüdistada teist. Nii nagu vanasti oli, eks ole, et orjasid ja sõdureid ei karistatud, eks ole, sest nemad täitsid käsku. Nad ei saanud ise valida. Nemad pidid käsku täitma, nii et neid polnud mõtet karistada. Karistada sai neid, kes otsused tegid, kes olid vabad. Et kui me tahame olla vabad ja ise otsustada, kuidas me elame, siis meil on ainult see võimalus. Kui me oleme nõus kogu selle asja ära andma, loomulikult siis võib käega lüüa ja tehku siia ükskõik mis ja kaevaku kõik läbi. Mina ütlen, mina tunnen, et ma ei saa seda teha, et mina tahan, et mu esivanemate maa oleks sama heas järjekorras, et sama heas korras läheks ta ka minu lastele edasi. Selle suure liidu poliitika praegu nii otseselt, et selliseid asju üldse enam ei olekski. Sellepärast me siin olemegi vähemuses hetkel juba. Et see poliitika on olnud väga edukas ja nüüd kui see, mina kui vaba inimene või et meie jaoks on siiski see nii kogukondlik identiteet olulisem, see perekonna ja ütleme oma rahva. Aga kui me nagu oma rahvaks jõuame, siis me jõuame küll selleni, et tõepoolest ega Eestis elab palju rahvaid ja see meie, et kogu rahvas, et see on nüüd see globalistlik mõte. Et meie peaministrilt küsiti väga huvitav küsimus, et aga et te ju siin petate, eks ole, et aga kas te oma rahvast siis olete nõus petma? Siis ta mõtles, et oma rahvast ma küll ei peta. Aga nüüd on küsimus, et mis rahva hulka ta kuulub ja kes on see meie ja need küsimused paratamatult kerkivad. Sellises olukorras, kus me täna elame ja selles olukorras, kus keegi, mingi seltskond on võimul ja mingi seltskond on väiksem ja diskrimineeritud, eks me siis selles olukorras püüame seda meiet kasvatada, et igal juhul kutsun üles kõiki, kes oma esivanemate juurte kaudu ennast veel mingi maa rahva hulka kuuluvaks peavad, liituma ja seda kogukondlikku meiet kasvatama, et see aitab liigse individualismiga me paratamatult hääbume ja hävime ka rahvana, et see ongi see võti. Kuidas seda tehniliselt ma mõtlen, et siin on nagu erinevad seltsingud või kuidas need olid, et kas seal saab kuidagi moodi liituda või kaasa aidata. Tegelikult nende kohtuvärkide jaoks on raha vaja. Te ei võta ju SMS-laenu, et siis ma ei tea,
No meil ongi see lihtne lähenemine, et võtame veel siis seda demokraatia alust, eks ole. Meil saavad ju hääletada kõik ja kohalike omavalitsuste valimistel juba lapsed 16. eluaastast. Nii. Aga kõik, kes on sisse kirjutatud, nad ei pruugi olla meie oma rahva inimene, nii suuremeelsed lepped. Siis, kui põlisrahva reeglite järgi elati, siis põlisrahvas elas peamiselt maal ja neil olid ju tootmisüksused, talud ja pered. Ja peret esindas ikka üks inimene. No, sulane ja tüdruk ja lapsed ei käinud hääletamas. Et praeguses olukorras lihtsalt me peame mäletama ka seda, kuidas meil siin mingi Saaremaa mäss kujunes või sulastele ja tüdrukutele võis ju mingisugune provokaator igasugust rumalat juttu ajada. See oli esimese vabariigi ajal oli ju mingi mäss. See oli juba vabadussõja ajal. See oli enne, jah. Vabadussõja ajal, kui veel vabariik ei moodustatud, aga paratamatult, kui siis hakati moodustama, sotsid ei olnud mitte nagu ise tekkinud ja kohe, vaid nad olid ikkagi selle tsaaririigi pärand. Eks ole, ja sotsid olid huvitaval kombel tagalas olevas asutavas kogus enamuses, samal ajal kui rahvuslased olid rindel. No võt. Ja siis need otsused, mida nad seal tegid riigi kujundamiseks ja millise riigi mudeli valikuks, me peame aru saama ajalooliselt, kus me oleme teinud vigu. Ja nende vigade parandamiseks me peaksime räägema ka paremaid stsenaariumi tulevikuks ja loomulikult tuleb see siis rahva poolt otsustada. Aga praegu on nagu probleem selles, et neid häid valikuid meil ju isegi ei ole pakutud. Et see õnne tipp, et keegi saarlane võib rippuda siis tuuliku tiivalaba lapjana ja teha seda tervist kahjustavat tööd, et selle esitlemine õnnena on nagu grotesk, mis meil täna on, aga neid lahendeid, mis siis nagu päriselt meile nagu ütleme iseseisvuse tagasi tooks. Neid tänane riik küll ei paku. Tähendab, see küsimus mis mul ikkagi oli, et kas nendel on, ütleme, Kaupo see, mida sina veedad, et kas seal on nagu liikmeid või saab keegi ühineda? Saavad kõik vabalt ühineda, ta ei pea olema selleks, ei pea elama otse seal rannas ka. Näiteks mina võiksin ühineda et on jah selline asi nagu Saare rannarahva selts, kui sinna kodulehele minna. Selts, jah. Trükkida lihtsalt internetti sisse Saare rannarahva selts ja minna sinna kodulehe peale. Jah. Tuleb selline leht ette. Ja Kristjan, sina juba kuulud sinna, jah? Aga ma kuulun sinna läbi ühe kihelkonna kogu, mis on siis, mille juhatuses ma olen. Ja siin on siis meie seltsist, kui siia liitu meiega, et hästi lihtne on astu seltsi liikmeks, siin saab kohe avaldus ära teha ka ja põhikiri on ka siin nähtaval. Aga ikkagi te vaatate üle ka, et mitte iga tegelane sinna ei satu või? No üldiselt ega seal valimisi teil ei ole, on ju? No seda me muidugi hea meelega ikka vaatame, et kellega tegu? Et ei tuleks nagu parteisse vaadatakse ka üle ju, keda võtta, keda mitte. Et ei tuleks päris mõne tuulikufirma huvilist, et ma ei tea, tõsi küll, mis see meile ikka teha saab, aga jah. Aga et nagu põlisrahva kihelkondlike tuumrühmadega liituda, mis meil praegu ooksalt kasvavad, selleks on palju rangemad reeglid. Need on kõik kirjas ja et siis nagu veebipõhiselt tutvuda, siis on olemas selline veebileht nagu maarahvas.ee. Paned korra sinna. Me võime seda korra vaadata ja seal on kirjas ka nii meie saarlaste iseseisvuse manifest kui ka meie deklaratsioonid. Siit samast alt liigume sinna allapoole. Nii. Nüüd sealt alt tuleb loe lähemalt. Sinna kui loe lähemalt klõpsata, siis hakkavad avanema sellised huvitavad dokumendid ja kui me võtame näiteks tunnustuskirjad, võtame sellise asja, siis me eelmise sügisel jõudsime Läänemaa ja Saaremaa ja Virumaa põlisrahvastega omavaheliste tunnustamislepeteni, et selline väga ilus kahe maa kirivöödega lette. Ja seal on enamus teksti on interaktiivne. Et kui klikata mis tahes sellisel allajoonitud tekstil, siis avaneb see vastav dokument, milles me lähtume. Seal avanevad ka need rahvuslased lepped ja loomulikult kogu sellise teema avamiseks tuleks need läbi lugeda. Seal on Saaremaa põlisrahva enesemääramise manifestis on väga selgelt kirjas, keda me siis võtame. Kui sa sealt alla kerid, siis sa näed keda siis käesoleva manifesti, eks ole, millest me lähtume ja milliseid siis
esindajaid me peame võtma, et see ei ole mingisugune selles mõttes rahvuslik mõte, vaid rahva hulka kuulumine tähendab seda põlvnemist, päritolu, aga rahva hulka võetakse vastu ka siia kolinud inimesi, kui nad täidavad teatud hulk reeglid. See sarnaneb väga sellega, kuidas Šveitsi kodanikuks saab. Kui palju peab seal elama, eks ole, kas ta peab olema kohaliku inimesega abielus, need on tegelikult ka rahvusvahelistel lepetel tuginevad lähtekohad, et see ei ole mitte mingi marurahvuslik lähenemine, vaid lihtne asi. Paraku ei ole sellest mitte ridagi meie koolihariduses. Miks? Me sellises olukorras inimestele seda kõike selgitada võtab natuke aega. Meie, kui nüüd see Saare rannarahva selts on nagu igapäevase tegevusega hõivatud, siis meie tegeleme sellise 10-aastase perspektiivi asjaga, et rahulikult siis taastada need õigused. No, selles mõttes, et me jõuaksime kuhugi nullist mingisuguse tegevuseni. Ja siis võiks nagu edasi minna, jah. Aga selleks, et muuta, kui me oleme siin 1000 aastaid kestnud, nii, jah. Siis tasubki mõelda, et miks. Kas lähtudes mingisugusest Prantsuse revolutsioonist, mis oli palju hiljem, või mingitest sealt meile edasi tulnud ideedest, mis kõik tulevad ja lähevad, või rahaühikutest. Eestis on olnud, Einar Laigna on seda näidanud, eks ole, mingi 17 erinevat riiki. Kõik nad on kadunud. Selles mõttes jah, et on kuulunud 17 erineva riigi just need, kes meid on vallutanud või siin on moodustatud või ka Eesti Vabariik ka siin hulgas on osutunud, mind on väga kritiseeritud sellepärast, et ma ühel sellel meretuulepargi koosolekul siis tõin välja, et põlisrahvaste õigused on olulised ja Eesti Vabariik, kes peaks meie huve esindama, on ju olnud ajutine. Ta ei ole olnud igavikuline. Ja kuidas ta peaks siis seda tegema, ta peaks ka ise muutuma, eks ole, et see nagu tänases olukorras ta meid ei kaitse. Meie eesmärk on ikkagi, toetada meie riiklust ja arendada seda selles suunas, kus ta oma rahva huve kaitsta jälle võtab, kui ta seda täna ei tee. Nii nagu põhiseaduses just on kirjas. Ja põhiseaduses on mõned asjad kirja panemata, see ei tähenda, et nad ei kehti. Need rahvusvahelised leped, sest põhiseaduse järgi me elame selles õigusruumis ja nende rahvusvaheliste lepetega kooskõlas, mida me ise oleme vastu võtnud ja need on olemas. Hea oleks, kui nad ka Eesti õigusruumis ametlikult üle võetaks. Aga jah, see on küll, et tõesti, et kui meie riik ei lähtu sellest, et meie rahvas, keel ja kultuur ja loomulikult, kuidas saab rahvas, keel ja kultuur edasi toimida, kui ei ole elukeskkonda, kus nad on. Et kui need asjad edasi ei toimi, et siis, ja kui meie riigi tegevus pole sellele suunatud, siis tekib küsimus, milles on meie riigi mõte. Nii et jah, siin need küsimused ulatuvad väga kaugele välja, aga põhimõte on selles, et me peame seisma selle eest, et meie lastel oleks ka. Just. Meile on 1000 aastaid, eks ole, esivanemad andnud edasi selle koha, et me saame oma lastele ka ikkagi andada mitte lagastatud mingi toorme auguna, vaid ikkagi eluväärse keskkonnana. Sellest me ei kiirusta seda riikiga kuidagi kukutama siin, vaid et rahulikult ja argumenteeritult selgitame ja hulk teadusargumente ju alles tuleb. Kogu see modernne tehnoloogia, mis meil nüüd ei ole ju veel aastasadu ja 1000 kasutusel olnud, selle kahjulikud mõjud avanevad ju alles pikka mööda. Ja kui me ikkagi kuulame ja järgime neid teadusuuringuid, mis välismaal on juba tehtud, siis me avastame, et meil nagu on millegipärast pidurdatud selle sõltumatud uuringud. Jah, sõltumatute uuringute tulemusi rahulikult järgides jõuame me kunagi arusaamisele, et ka see elektromagnetkiirgus ja kõiksugused muud kahjulikud mõjud, eriti meie lastele. Mõned eesrindlikumad riigid on neid piiranguid juba seadnud. Meie aga järgime endiselt tehnoloogia ärimeeste huve, kes tegelikult mitte millegi ei vastuta. Kestetatakse nende poolt ette antud normid ja kui nad osutuvad tervist kahjustavaks, siis keegi ei vastuta. See on vastutuse küsimus. Et me tegelikult peame seisma riigi huvides sellisena, nagu ta on mõeldud ja riik ja selles mõttes, mis see riik siis on, riik me ise olemegi, nii et polegi midagi teha. Kui me tahame Eesti ees seista, me peame enda ees seisma. Jah, ära usu hundi juttu, üks laul oli kunagi, mäletad siin 90-ndatel. See on ka rahva tarkus. See laul on väga praegu... see on alati olnud nii. Ega kunagi ei ole olnud teisiti, aga need retseptid, et kuidas siis saab, eks ole, et kui me nüüd ikkagi märkame, et me oleme rahvana elanud aastatuhandeid ja paljud rahvad on läinud ajaloos kaduma. Ega oma rahva tarkust peame nagu järgima. Et huvitav, et me oleme veel ikkagi alles, on ju natukenegi vähemalt. See annab lootust. Jah, nii et... Ja ega me usk
eks ole, meil lootust ei ole, meil on ikka usk ka, et me saame hakkama. Just. Nii, sa veel midagi seal internetis? Ei ole tähtis. Nii et ma arvan, et me oleme saanud ümaraks selle otsa. Enam-vähem oleme lõpusõna. Ja ega me lõpusõna on see, et ega me nüüd ühe saatega ei piirdu, me oleme siin järjest tulnud. Rahvas võiks ühineda, jah, nende, kui see tundub neile, et väärib pingutamist, siis võiks rahvas ühineda. Ja mitte ainult Saaremaal. Loomulikult. Teistel maadel ka. Ütleme mandril. Jah. Virtsus. Ütleme, mis on veel olemas? No Virtsu on selline huvitav Läänemaa osa, mis on olnud saarlaste ja muhulaste kontrolli all pikka aega, kuni Mihulani välja, aga need on ajaloolised sellised naljad. Kui me need reaalselt vaatame, siis tõepoolest on olemas ka põlisrahvaste koostöökogu, mille liige ma olen ka. Ja mis siis organiseerib põlisrahvaste liikumist ka teistel maadel, Läänemaal, Virumaal, me teeme võrukestega läbirääkimisi ja need samad lepped, millele me siin viitasime, üks on nagu vastastikku tunnustamise leppe ja kõik lähtealused, me valmistame ette järgmised leppeid, mis näitavad siis, mida me siis teeme ja millistes olukordades me üksteist aitame, et ei jää üksi. Et kui meil siin meretuulepargi on abi vaja või kellelgi kaevandustel on abi vaja, me ei ole üksi. No võt, Muhu on omaette üksus veel, eks ole? No on alati olnud jah, et nende kaasamine on... Kuidas muhulastega on? Muhulastega on selles mõttes hästi ja samas halvasti, et tavaliselt on niimoodi, et allakäik algab sellest, kui läheb väga hästi. Ja Muhu vallas ju möödunud aastate küsitlused on näidanud, et Eesti kõige õnnelikumad inimesed elavad Muhus. Nii. Et nad oma kohaliku valla suutsid säilitada ja neil on kohalik võim, mis teenib rahva huve. Et sellega on kõik hästi, aga nüüd ütleme, selle kõrval on nad ju kodanikud, ega nad nüüd nagu, muhulased nii, aga nüüd nagu mingite lepetega liitumist või dokumentidele allakirjutamist ei pea selles olukorras ka vajalikuks. Ja küsimus on, et kas nad tulevad meile appi, kui meil hädas oleme. No võib-olla ikka tulevad, me loodame sellele ja ma teen nalja. Aga no põhimõtteliselt näiteks, mis ma siis oskan näitena tuua, et Ida-Saaremaal on meil näiteks Kaitseliidus on Pöide malevkond, mis ühendab nii Muhu Pöide kihelkonna rahvast, eks ole, see koostöö, mis käib üle Väikese Väina, nüüd on seal Tammin pidi võimalik juba üle 100 aasta sõita, ja meil ühel pool on gümnaasium ja spordihoone ja tegelikult me elame seal nagu ühise kogukonnana, see kohalik omavalitsuste sundliitmine, millega ütleme, Ida-Saaremaa kohalik omavalitsus liikus ära Kuressaarde, on praegu puudujääk, aga muhulastele tuleb muidugi au anda, et neil läheb endiselt paremini. Ja et nad võiksid õnnelikud olla selles olukorras jätkuvalt. Nii. Et enam-vähem me oleme siis natukene saanud selgitada, mis värk selle tuulikutega on, eks ole? Jah, ja seal, ütleme, kellel huvi on siis selle samalt Saare Rannarahva kodulehelt Saare Rannarahva seltsi kodulehelt saab mitte ainult siis liituda, vaid saab ka lihtsalt uurida. Ja saab informatsiooni ja ärge siis... Saab oma arvamuse kujundada. Ärge siis uskuge seda lehte, mis ma teile siin näitasin. Ei uskumise osas ei ole midagi teha. Kaupu näita korraks seda maarahvas.ee lehte veel, et seal on nii palju viiteid ja dokumente selle rahvusele õigusele, et sellega nagu ühe päevaga hakkama ei saa, et kui inimesed tahavad üldse asjast kurssi viia, siis selles maarahvas.ee lehel ja sealt altpoolt servast siis loe lähemalt ja siis tulevad need dokumendid kõik lahti. Maarahvas.ee Maarahvas.ee, jah. On selline leht. Ja seal me siis, see on nagu sellise maarahvaste, põlisrahvaste koostöö kogu ühine leht. See järgimööda meil valmib ja need alused, millele me siis toetume, mida meile koolis ei ole õpetatud, vajavad eraldi tutvumist. Koolis õpetatakse juba ei tea mida. Mul tuli siin vahepeal, nokkisin kogemata lahti ja siin ühe tuntud inimese, meie äsjase peaministri CV-s. On... huvitav vaadata, aga mis seal või... No vaata, mis asjad on. Tuulepark, nõukogu liige ja nii edasi. Kõik tuulepargid tal puha seal. aga see selleks, see kogemata. Huvide konflikt. Nii. Jah, vot selge, head inimesed, praegu olid siis stuudios siin Kaupo Vipp ja Kristjan Moora ja küllap me siis veel kohtume veel teiega, on ju, sest see on alles asja algus. Jah, eks me siis peame vahepeal mõne muna munema, et enne me ei saa kirjeda, et
et praeguses olukorras juba need näited, kuidas siis meretuuleparkide alasid müüakse välismaalastele või need nii-öelda hoonestusõiguste lepingutena ilma rahvaga nõu pidamata, eks me peame seda siis vaidlustama ja kuulame siis, mis see vaidlustamine meile annab. Just. Tore. Aitäh teile ja kohtumiseni. Ja, kõike head. Kõike head kõigil.